Kui oled säästliku mõtteviisiga, siis vali endale Lexuse iselaadiv hübriid, millega saad suure osa ajast sõita puhtalt elektrirežiimil. Hinnavõit aasta lõpuni, nüüd kuni 6000 €. Vaata pakkumisi lexustallin.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, kell on 7 minutit 11 läbi, käes on 16. detsember, mis tähendab, et aasta viimasest kuust on pool läbi. Pool on veel ees, meie räägime ikkagi eelmise nädala tehnika uudistest ja vaatame natuke ette ka järgmistesse nädalatesse. Aga täna räägime sellest, et jälle ei tööta mobiil-ID. Ja me räägime sellest, mida eestlased 2019 Google'ist otsisid, ehk Google on oma iga-aastased trendid välja andnud. Kas on hea mõte, et meil interneti hääletusel saaks osaleda nüüd uue mobiilse tuvastusvahendiga või mitte? Ameerikas on SMS-i asemel midagi muud. Euroopas on ka tegelikult, aga saates räägime siis edasi pikemalt sellest, et järgmisel nädalal üllatus on juba jõulud käes ja viimane aeg võiks välja mõelda, mida jõuludeks osta. Meie ütleme teile, mida te võtte ostma. Väga lennukas lubadus, aga me proovime. Digitund. Mobiil-ID ei tööta, kui te praegu olete meie saadet kuulamas ja tahate minna internetipanka või registreerida lapse sündi või ükskõik mis olulist teenust Eesti Vabariigis teha või ka mitte olulist teenust. Mobiil-ID jälle on maas. Jah, vahetult enne saadet tuli siis pressiteade SK ID Solutions 16. detsember 2019, subjekt häired mobiil-ID töös. See on lühike teade, ma võin ette lugeda. Täna alates kell 9.12. Näete, juba tükk aega. On häiritud mobiil-ID kasutamine. SK ID Solutions tegeleb probleemi lahendamisega ja põhjuste väljaselgitamisega. Smart-ID ja ID-kaardi kasutamine ei ole häiritud. Vabandame kõikide klientide ja mobiil-ID kasutajate ees. Ja ega me muidu Ansi ei paneks seda oma esimeseks uudiseks ja ei loeks seda ette, kui me pigem nagu räägime siin, et kui mingi e-teenus on korraks maas või katki, et see käib tehnoloogia juurde ja sellest saadakse üle ja ei tasu teha sääsest elevanti, aga täna ikka panime küll. Et kas nüüd on siis selle aasta viimane kord või? Sellepärast. Sa otsisid kuupäevi välja, räägi mulle, mis on mobiil-ID-ga viimasel aasta jooksul toimunud? Täna on 16. detsember, siin vahepeal väga suurid tõrked pole olnud viimaste kuude jooksul. 6. september oli üks suurem katkestus, kus ei töötanud mobiil-ID pikalt ja enne seda oli suvel, 25. juunil oli üks pikem katkestus, kus jälle ei töötanud. Ja kõige hullem oli siis mai alguses, mis algas 9. mai hommikul ja kestis läbi päeva nii Eestis kui Leedus, kus on täpselt sama süsteem. Ja mõnede kasutajate jaoks lõppes alles 10. mail läbi aegade kõige pikem katkestus. Ja väiksemad on veel olnud, ja mis on siis ikkagi näitab, et iga kvartal küll, kui mitte päris iga kuu, aga kvartal on väga tõsine katkestus. Sinne korralik pauk käib, on ju. Ja mobiil-ID on, ta võib tunduda sellise riikliku teenusena inimestele, aga tegelikult opereerib seda ju eraettevõte, seesama SK ID Solutions, kes opereerib, arendab ja müüb ka konkureerivat lahendust, mille nimi on Smart-ID. Ja ausatades nagu ikkagi tekib küsimus, tõesti tekib ja ei ole mul faktiväiteid, aga kuidas saab olla, et mobiil-ID teenus, mis on tegelikult ju aastaid väga hästi töötanud ja on väga oluline teenus, et kuidas ta saab ikkagi niivõrd regulaarselt olla ja minna katki. Mul ei tule teist sellist Eesti e-riigi teenust nagu pähe, mis oleks nii oluline ja mis tõesti vaatame, kui sa ütlesid, iga kvartal käib mingi pauk ära, et ma tean, et tehnoloogias juhtub asju, aga seda on nagu liiga palju ja mina ei ole ainus, kes sellele mõtleb, et ega avalikult sellest nagu keegi ei räägi, aga ka riigis vastavatel aladel töötavad vastavad inimesed. Kui sa nendega kusagil konverentsil satud kohvitassi taga juttu rääkimas, nad ütlevad, et jube nõme lugu, et väga kahtlane. Miks SK seda teenust nagu paremaks ei tee, miks nad lasevad sellel niimoodi katki olla, miks see jälle maas on, miks me jälle peame tegelema sellega ja ei meeldi see olukord kellelegi. Sa ütlesid väga kavalalt siin ühe lause sees, et firma, mis pakub ka Smart-ID-d, eks? Ehk siis ma sain aru küll. Väga faktitäpne väide, millest võib välja lugeda mõni inimene, et kuna nad pakuvad kahte teenust, siis et ühte esile tõsta, siis teist... Üks laps on nagu armsam kui teine või? Võib-olla.
aga lõpuks teab see SK ise seda põhjust ja on seal tehnilised või ärilised põhjused taga, aga fakt on see, et me kasutame seda mobiili tõesti nagu sellise ju hädavajaliku teenusena ja kui ta on tihti katki, siis kõik kannatavad. Ja ega ilma asjata ei mõtle, ma tean, mitmed inimesed Eesti riigis sellele, et kas selline teenus peaks olema erafirma käes, kas tegelikult oleks riigil põhjus oma mingi uue põlvkonna autentimissüsteem tekitada. Et jah, me võime öelda, et me lähme üle Smarti teele, aga mingis mõttes see küsimus seal ju jääb, et see on üks selline tohutult oluline infoühiskonna jaoks tohutult oluline teenus, eks ole, mis on ühe firma käes, olukord on monopoolne ja igasugused monopolid on tegelikult nagu kehvad, et ma olen küll igati vaba turumajanduse ja ausa konkurentsi pooldaja, aga siin ma ikkagi tahaks kuulata ka inimeste arvamusi, kes kindlasti üsna hästi suudavad argumenteerida, et võib-olla selline asi peaks olema riigi käes. Kuule, aga siit on väga, võtta kohe täpselt sama teema edasi, mida arutati e-valimiste töörühmas, nimelt seda, et kas peaks e-hääletusse lisama võimaluse siis ennast autentida ja oma allkiri panna oma häälele Smart ID-ga. Praegu on ID-kaart ja mobiil-ID. No mobiil-ID on nii ja naa. Sa saad mobiiliga kontrollida oma häält ja ei, sa saad ennast tuvastada. Ma saan hääletada ju. Mul ei ole ID-kaarti vaja selleks. Lihtsalt valimist rakendus on siis seal arvutis. Ja, seda küll, mitte ainult mobiiliga ei saa hakkama. Ja, ainult telefoniga hääletama sa pead ikkagi arvutist, aga sa võid kasutada ID-kaardi asemel ka mobiil-ID. Täpselt. Et arutu sul siis seal töörühmas, et kas Smart ID on väärt, et olla seal samas nagu võrdne kolmas autentimisviis või mitte. Ja argumendid selle vastu on selle, et inimesed vahel ei usalda isegi viisavalt ID-kaartiga mobiil-ID-d, kas nüüd on mõtet hakata võtma kolmast kõrvale panema, kui teistega on jama, millest me räägime, et mobiil-ID ju ei tööta. Samas jällegi, poolt argumendid, mis mulle tunduvad väga mõistlikud, on need, et me oleme juba selgeks saanud, et Smart ID on võrdne omakäelise allkirjaga kõiges muus. Et miks siis valimistel ei võiks olla? No ta päris kõiges muus ikkagi ta on seaduses ütleme, ta on sama. Jah, aga tehniliselt täna on ikkagi Eestis palju rakendusi ja kohti, kuhu sa ei saa Smart ID-ga sisse logida. Ta ei ole veel rakendatud, aga seaduse mõttes ma saan valijana selle allkirja panna ja see on täpselt sama, nagu ma annaks teiste vahenditega. Ja, mul ei ole sellega probleemi ja veelgi enam ma ikkagi vaatan üsna suure kummastusega, kuidas käivad need arutelud, et kas me üldse peaksime e-hääletamise viima arvutist nüüd üle ka mobiilidele. Ja ma tean, et vastav ala inimesed seal Riigikantseleis küsivad, et miks me peaks üldse seda tegema, milleks me selle jama ette võtame, et arvutites ju toimib, kõik on hästi, inimesed kasutavad, et ei ole ühtegi ratsionaalset põhjust, et miks me peaks seda tegema ja ma ikkagi tahaks meelde tuletada, et sõbrad, et sel hetkel, kui te üldse hakkasite seda paberilt arvutisse viima, oleks võinud öelda ju samamoodi. Et miks me peame seda jama tegema? Kellele seda vaja? Kõik ju toimib. See lisab ainult uusi probleeme, eelarvesse, uusi ridu, uusi võimalikke turvaauke, uusi võimalikke ärakasutamisi. Ehk seesama, et see põhjus, miks me minu arvates peaksime liikuma telefonis hääletamise poole, on seesama, miks me kunagi tegime e-valimised või arvutis hääletamise võimalused. See on lihtsalt üks samm edasi. Ja need telefonid on inimestel väga olulised seadmed, ma arvan palju olulisemad paljude inimeste jaoks kui arvutid on ja ma arvan ka, et väga paljude inimeste telefonid on IT-turva mõttes palju paremas seisus kui nende arvutid. Seal on iPhone'i maailmas on üldse asi tänu Apple'ile, eks ole, väga lihtne, piiratud, aga lihtne ja ega seal Androidi maailmas ka, mina arvan, et keskmine Androidi telefon tõenäoliselt on paremini turvatud kui keskmine Windowsi arvuti. Ma kardan, et see Spectre on jälle Spectre on palju väga hästi turvatud telefone tõesti. Pidevalt oma tarkvara värskena, mida see arvutis ei tee, aga võib-olla ka väga palju neid, kus on ikkagi väga kehvasti seis. Et see ei ole kindlasti lihtne nagu valik, et kuidas see siis teha ja mis tingimused sinna panna, et kas iga telefoniga või mitte. Aga ma olen põhimõtteliselt nõus, et kas me sinna peaks püüdlema, muidugi peaks. Ja seda enam, et ikkagi tehnilise poole eest vastutavad inimeste arendajad ja tarkvarafirmad ütlevad, et jah, et see on väljakutse. Ja täpselt, see on väljakutse. See ei ole nagu see, et me tuleme hommikul kokku ja õhtuks on valmis, aga et see on põhimõtteliselt võimalik lahendada ja teha, ehk et tehnilisi selliseid ületamatud takistusi selleks, et me saaksime ka telefoniis valida ja hääletada. No tegelikult ju ei ole. Et mulle tundub loogiline, et me mingil hetkel sinna jõuame ja mulle tundub loogiline, et me peaksime ka selle poole püüdlema, mitte siis jääda istuma ja avastada ennast ühest olukorrast, kus asjaajamine piltlikult öeldes Eesti riigis käib faksiga.
et see oli see, miks meil see e-riik on ju. Et Faksi me tahtsime faksi pealt ära liikuda e-lahenduste peale ja nüüd on ikkagi aeg, et me liigume arvutis olevate e-lahenduste pealt edasi telefonides olevate lahenduste peale, sest see on selgelt tulevik. Nii on ja selle mõtte pealt lähme väiksel pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund jätkub ja vaatame nagu ikka aasta lõpus otsa korraks sellele, mida Google, kes teab kõike, mida me otsime, on kokku pannud Eesti trendide kohta. Miks? See on lihtsalt selline tore viis vaadata korraks kogu rahva kollektiivsesse mõistusesse, sest otsingumootori kast on ju see, kus me kõik oma mõtted ja soovid ja salajased unistused kirja paneme. Ja trendide tabelis on 3 kategooriat, kus on näha siis kõige otsitumad märksõnad üldse, kõige otsitumad inimesed ja sündmused. No, Henrik, sa loodan, et ei ole seda vaadanud? Ei ole. Ma olen väga halvasti saateks ette valmistunud, palun vabandust, aga näed, tuli hästi välja praegu. Te saate kõik seda mängu teha oma tuttavate ja sõpradega ka pühade ajal näiteks. Ma teen, mida ma Henrikuga praegu teen. Et mis sa arvad siis? Vanaema käest. Mis oli 2019 aastal Eesti kõige otsitum inimene? Keda siis meie siin väikses riigis otsisime internetist, Google'ist? Kes inimene oli? Ei tea, kas see oli mees või naine? Mees, üks mees. Kas see oli mõni poliitik? Ta ei olnud poliitik. Ott Tänak. Ja ei olnud, Viktor Kroone oli siis. Ma poleks kunagi seda arvanud, ma kohe sain aru. Aga top 5 oli siis 2 eestlast. Nii. Äkki sa nendest kellegi tabad? Kas teine oli Ott Tänak? Ei olnud, Ott Tänak ei saanud. Ei, võt siis... Ma võin sulle öelda, et sa saaks aru, mida eestlased tahavad internetist. Need 3 mitte-eestlast olid Viktor Kroone, Madonna ja Christopher Nolan. Siis oli ikkagi mingi keegi popstaar, ma ei tea, Liis Lemsalu. Ja ei mul olnud ei tule rohkem praegu popstaariga muusik. vähe, see väga ootamatult mind tabasid. Ütleme, ma ütlen sulle selle siis, kes oli 4. oli Tanel Toom. Aha. Meie noor, aga suurepärane tuleviku filmirežissöör. Juba oleviku ka, aga tuleviku ma usun ka väga, väga tugev. Aga sa ei arva kunagi ära, kes oli järgmine eestlane Eestis. Nagu ma ei arvanud neid 2 esimest ära. Aga lihtsalt hämming, ma ise olen ka vähem, Inger Fridolin oli tema siis. Tead, kes ta on? Ei tea. Ma ka ei tea. Aga mul selle pärast kõik otsisid. Sina ei ole ka ette valmistunud saateks, ma saan aru. Tean küll, tema oli see tüdruk, kes laulis Eurolaulu ja mängis jalgpalli. Vat. Jah. Top 10 sündmustest. No ütle mulle, kõige number 1 sündmus, mida inimesed otsisid. Valimised olid Eestis. Õige, valimised. Sellega, seda sa saad aru küll. Ja mis veel, kas mingi suur spordivõistlus ikkagi? No ma tuleks ikka ralli juurde. Ei olnud rallit. Ei saa. Ei olnud. Ütleme, nendest 5 kõige otsitumat sündmust otsisid valimised ära ja teised valimised olid ka. Need 2 valimised. Eurovalimised? Ja. Neid ka otsiti või? Otsiti väga. Ja siis on jäänud üle 3 märksõna. Eurovisioon siis? Täpselt. Eurovisioon ehk Eesti laul. Ehk laulupidu. Aha, okei. No, eri sündmused, aga sama kategooria. Ehk siis mängige seda mängu ja saate aru oma sõprade või pereliikmetega. Kas sul on midagi veel mu käest küsida seal? Ma tead, need kõik hakkab juba minema sinna, et ei, ma rohkem ei küsi. Selge, räägi mulle Ameerika uudistest ka, kuidas on SMS-i asemel RCS ja kas see kedagi üldse huvitab? Väga põnev minu arvates. On, jah? Jaa, on küll. Nüüd detsembrist on siis kõigil Ameerika telefonidel, mis on Androidiga tööle pandud RCS. Rich Communication System? Midagi sellist. Põhimõtteliselt see on nagu uus kiirtee telefonide vahel, et vanasti oli see SMS, mis ei olnud kiirtee, on ju. iPhone'ide vahel on iMessage'i kiirtee, nüüd kõikide Androidide vahel on RCS ja Google pani selle Androidi telefonis kõikides tööle, mis näeb välja sellisena, et sa näed neid asju, kui teine pool hakkab sulle trükkima, 3 punkti, kes põhimõtteliselt WhatsApp, õige. Aga mis on nüüd töötab automaatselt su telefonis. Ma arvan, et see on suur uudis, sest tegelikult see tuleb ka tasahilju Euroopasse. Euroopas ja Prantsusmaal on juba osades operaatorites tööl. Ehk sa võtad oma telefoni lahti ja ühel hetkel pakub su telefon ise, et kas sa tahad näha, mis su sõber sulle trükib. See täpselt selliste sõnastuses ongi, et do you want to see your friend typing? Ehk siis sa nagu opt-in, sa saad valida, et jah, ma tahan ja siis sa lülitud selle RCS-i peale üle. Aga erinevad iMessage'ist, mis Ameerikas on eriti oluline, ma ei tea, kuidas Euroopas on, aga krüptot ei ole seal sisse ehitatud. Absoluutselt. Et see side ei ole krüpteeritud ja mina ei tunneks ausutades ennast mugavalt seda. See on nagu väga poolik lahendus. Jah. Isegi WhatsApp, võime öelda, et kas me usaldame seda firmat või mitte, aga vähemalt
on see tehnoloogia krüpteeritud, aga RCS-is ei ole mitte midagi sellist, et need andmed liiguvad siis me rääkisime siin mingis saates, ma ei mäleta, oli see X nädalat või X kuud tagasi, kuidas Google magas selle võimaluse maha, mille Apple ära kasutas, ehk et nad panid oma selle iMessage'i sinna sõnumi rakendusse sisse, ehk ükski inimene ei pidanud hakkama otsustama, kas ta kasutab iMessage'it, ta ei pidanud hakkama kuskilt midagi tõmbama, nagu on nende Facebook Messengeride ja WhatsAppidega, ja Google ei teinud seda, vaid et kui sa teed Google'is või Androidi telefonis selle message'is ehk SMS-i äpi lahti, siis ta ongi SMS. Ja nüüd nad siis teevad, minu meelest see samm on liiga vähe ja liiga hilja, nagu öeldakse, et see sama asi kõik kolib nüüd endiselt või kolib ikkagi sinna SMS-i äppi sisse, et kui sa seal siis trükid, siis sul on see parem teenus seal samas kättesaadaval. No näeb, kuidas see läheb, aga ma arvan, et selleks ajaks praeguseks hetkeks on ikkagi inimesed oma nende WhatsAppide ja muude teenustega väga ära harjunud. Ma arvan ka, aga kui Google selle suurem niimoodi tööle panna, et Androidi telefonidest kõikidest ikkagi automaatselt, mitte päris ei pannaks automaatselt ei panda peale, aga automaatselt pakutakse sulle, siis ta võib saavutada mingi turuosa, et kui inimene näeb, mis on see power of the default, öeldakse selle kohta, eks ole, et kui inimene ei pea midagi otsustama ja paremad asjad lihtsalt juhtuvad ise, siis teoorias see on ju alati hea. Aga see on sul õige tähelepanek, et peate aru saama, et RCS-is siis, et sõnumeid, päris igaüks internetiliiklusest ei näe, aga mobiiloperaatorid, nende serverites on kõik need loetavad ja täiesti nagu mitte see nagu iMessage või WhatsApp. Nii, uuest Xboxist saame ka rääkida, ehk siis üsna üllatuslikult Microsoft kuulutas välja uue Xboxi, mille nimi on Xbox Series X. Ja kui ta kuulutas välja, see tähendab, et osta saab alles aasta aja pärast, ehk järgmise aasta, mis on see Holidays 2020, ehk järgmise aasta jõuluhooajaks tuleb ta siis välja. Suur, must, kandiline torn, põhimõtteliselt on tegemist PC-ga, Windowsi arvutiga. No võt. Vist on ju, nüüd on see nagu selgem, nüüd on see asi näeb ka välja nagu selline lauaarvuti kast, mitte päris. Aga ta on siiski Xbox ja kuna neid mängukonsoole antakse ikkagi väga harva välja, ma nüüd peast ei mäleta, kunas tuli esimene Xbox, aga see oli kas 2014? Tulevad ikka aastate vahelt, väga suurde aastate vahelt. Ja ühesõnaga, et seal on tavaliselt selline 5-6 niimoodi aastat vahet. Xbox One tuli isegi kuulutati välja 2013 mais. Et neid antakse välja väga harva, mis tähendab, et see spetsifikatsiooni hüpe on meeletult suur, mida nad peavad tegema. Et nad peavad arvestama, et see asi on turul järgmised 5-6 aastat ja see tähendab, et nad panevad sinna täna sisse väga võimsa lahenduse. See on tõesti väga võimas, mis sealt tundub. Ja kui nüüd kuidagi võrrelda, et see uus Xbox Series X on siis mõeldud 4K mängude mängimiseks ekraanisagedusel 60 kaadrit sekundis. Ehk täna võimaldavad sarnast jõudlust väga kallid graafikakaardid väga kallistes mänguarvutites. Kui sa täna hakkaksid sellist mänguarvutit endale koostama, ta isegi toetab 8K mänge ja kogu muid asju, seal on väga kiire SSD näiteks sees, mis tähendab, et mängude laadimise ajad peaksid olema väga kiired ja üsna võimas protsessor. Kui sa täna hakkaksid sellist arvutit endale koostama, siis ma arvan, ainuüksi see graafikakaart maksaks umbes 1000 eurot sinna sisse. Natuke vähem, natuke rohkem. Ja kõik see muu asi juurde, ehk et ma arvan, et kokku oleks selline 2000 arvuti. Vähemalt, ma arvan ka. Vähemalt 2000 arvuti. See on see NVMe mälu, mis on veel tavaliselt SSD-st kallim ja hästi kiire. Nii et kõik on selleks, et siis ikkagi praeguses mõistes ikkagi kõige ülemist otsa teenindada mängude mõttes. Aga mis järgmise siis 5 aasta jooksul võib olla, muutub selliseks mainstreamiks või peavoolumängudeks. Ja me teame, et PlayStation 5 on ka tulemas, Nintendo ilmselt ei ole tulemas, sest nemad suhteliselt hiljuti oma selle Switchi ju ikkagi tõid ja nemad uuendavad üldse väga harva asju. Aga kas see tähendab, et täna on aeg mitte osta konsooli? Kahjuks ei ole, et kes see ikka aasta aega ootab ja siis kui ta tuleb, siis ta on väga kallis ja näeb, kuidas see kõik on, nii et täna veel võib osta, aga te teate, et see suur mängukonsoolide põlvkonna uuendus tuleb aasta pärast. Aga me läheme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja nagu igal aastal me oleme proovinud siin teha mingit sellist oma kokkuvõtet või soovituste nimekirja, et kui on veel võimalik jõuluvanale kiri saata, äkki jõuab kiiresti Telegram. Sinna üles Põhja-Soomesse. Chattida läbi turvalise kanali temaga. Et mida siis võiks sinna kirjutada, et mida meie tahaksime näiteks oma kinkekotist leida ja mida võiks osta. Ja me idee täna
kindlasti mingid ülikonkreetsed soovitused, osta täpselt see asi või osta sealt ja sellise hinnaga, aga ja siin ei ole ka selles mõttes mingit süstemaatilist lähenemist, et kõik asjad on alati kaetud, küll aga me mõlemad leidsime siis mingeid noppeid lõppevast aastast, mida oleks ühisnimetaja see, et täitsa väärt panna kingikotti. Igaüks valib siit vastavalt oma eelarvele, et meil on siin seinast seina. Üldiselt on üsna raske tegelikult leida meie valdkonnast kingitust, mis maksaks vähe. Aga võib-olla me alustaksime nendest asjadest, et mis on see inglise keeles on vaata öeldakse stocking filler või selline asi, mida päkapikk võiks ka tuua, et ei pea olema, et terve perekond koguneb ootama ja siis tuleb näiteks välja nutitelefoni kaitseklaas. Aga ometi ta meie nimekirjas loed oma pika luuletuse ära kaitseklaas. ja saad nutitelefoni kaitseklaasi. Aga kinkida on seda hea, sest see maksab ju mingi väga hea on kinkida sellist odavat asja. 5, 10, 15 eurot selles vahemikus peaks saama. Ja ülivajalik asi. Mina olen oma viimasel 2 telefonil hakanud kasutama sellepärast, et need ekraanid, arvestades ikkagi, kuidas telefon sul on kogu aeg kaasas ja kogu aeg igal pool, kus sina oled ja rannas ja ma ei tea, kukub maha ja no mis iganes, nad on tänapäeval ka nii libedad ju kõik. Klaasist sellised ümmarguste servadega asjad, et ma olen hoidnud peal ja see 10 eurot on ausalt öeldes, ma vahetan need kord kvartalis. Ja ma tellisin muide oma telefonil sellise asja ära, pole veel peale pannud, kaitseklaas, kust ei näe kõrvalt su telefoni. Kui sa palju bussis, lennujaamas, lennukis, kus kohas oled oma telefoniga, otse vaadates on ta väga ilusti näha ja külje pealt keegi ei näe, mida sa asjalt ajad. Selle nimi on siis inglise keeles privacy glass või privacy filter, privaatsusfilter. Väga kaval väike kingi asi, mida poetada kotti. Need kaitseklaas on hästi erinevaid ja praktiliselt küll iga pood neid müüb. Nii et on kallimad, mis on täitsa korralikust karastatud klaasist ja nii edasi. Nad teatud aja jooksul kipuvad tuhmuma, siis saab need ära võtta, puhastad sealt alt ekraani ära, paned jälle uue. Et mina ma arvan, sellise 3 kuu tagant vahetangi neid regulaarselt ja on ka juhtunud ikkagi, et kukub paar korda aastas see klaas endale mõra sisse ja viimane kord ma ostsin lausa 3 pakki, aga see peab jälgima ja hästi sõltub sellest klaasist, et millist liimi nad kasutavad ja kui hästi ja kui kvaliteetselt see on tehtud. Ehk paigaldamisel sul võivad jääda sinna sellised õhumullid alla, see on kohutavalt ebamugav. Et kui on võimalik lasta kusagil poes paigaldada, ma ausalt ütleks, tehke siis ise, pange ise peale. Osad poed näiteks sellised teenused pakuvad. No jõulukingitusega see on keerulisem, aga siis peate vaatama hästi selle juhendi läbi lugema, et sinna alla mingit tolmu ja mingit puru ei jää ja kui need õhumullid tekivad, siis tuleb vaeva näha, et neid sealt servade poole suruda ja lõpuks saab neist loodetavasti lahti. Täpselt. Ja üks väike asi, mida veel poetada kotti, mis on, ütleme, 2019 aastal võiks olla väga vajalik, on juhtmevaba laadija, mis maksab, ütleme nii, et internetis tellidest võib-olla jõudeks kohale ei tule, sealt saab alla 10 euro, Eestis maksavad need 15 eurot, 20-30, aga juhtmevaba laadija, kui kingi saajal on telefon, mida päris paljud, mitte enam tipptelefonid, ka keskpärased selle laevad, siis ta on mugav väike asi, mida jätta ükskõik kuhu. Mõni kontorisse laua peale, mõni öökapi peale, mõni kööki või kus iganes viibid. Korraks telefon sinna peale ja juba saab mõnda voolu juurde ja võib-olla ei olegi vaja enam öö läbi laadida. Nii, sina oled siia kirjutanud ka paroolihalduri tellimuse. Jätkame ebaseksikate kingitustega. Ma mõtlesin selle peale, et on aastaid olen soovitanud, et telliga näiteks kinkekaart mingisugune iTunes või Google Play mängupood või siis Spotify mingi kinkekaart või et võib-olla kui need asjad on kingitud, siis eriti võib-olla nendel, kes nii pole osavad oma asjade haldamisel paroolidega, siis paroolihaldur teeb sinust töö ära. Tasuline on see, mis on kõikides seadmetes on alati paroolid sul sünkroniseeritud. Kink ja kinkekaart, kus inimene selle kasutusele võtta ja kõige varem kingitus on, kui ta aitate tal sellega siis ära paigaldada esimest korda. No võib-olla me kasutamegi selle praeguse lõigu kuni 100 euroste kingituste jaoks. Siis sa oled kirjutanud siia veel Raspberry Pi arvuti komplekti. Täpselt, et väike selline nuputamiskomplekt igas vanuses, mida nooremal vanuses, seda rohkem on vaja juhendajat, aga ikkagi igas vanuses. See on kaardipaki suurune arvuti pisikene. Ja, et see uus Raspberry Pi 4 on siis maksab kuskil nii 50 eurot, mis on väike arvuti ja sisaldab väike plaadik ja sisaldab peaaegu kõike, mida on vaja arvutiks, aga et seda päriselt sa võid teha ka tavalise lauaarvuti sellest. Siis on sinna juurde vaja natukene liideseid, juhtmeid, üleminekuid, et võib-olla siis lisakomplekt läheb üle 100 euro. Teine võimalus, osta selle 50-selle juurde hoopis
elektroonikat, mis tähendab andurid, näiteks niiskus, valgus, heli, mingid tulukesed, lambid, lülitid. Ja mis sellest teha, no fantaasia küsimus, näiteks ma olen siin mitu korda rääkinud ja ise pole sinna jõudnud selle tegemiseni, aga teha selline, nagu nad on Eesti maitseaine kasvandikud, väiksed click and grow, mis siis kellaaja või valguse järgi iseenesest näitab sulle poti peal kogu aeg valgust ja mõõdab ka niistust. Selle tegemine Raspberry Pi'ga pole midagi keerulist, et see niiskusandur on paar eurot, valgusandur paar eurot, väike USB lambikene juurde. Ja no minul näiteks on ta kasutusel muusikaarvutina, et seal jookseb siis spetsiaalne meediatarkvara. Kui ma teen oma telefonis Spotify lahti, siis ma saan öelda, et mängi sinna. Et ta on ühendatud suurte kõlaritega või võimendiga ja mul on siin ise tehtud mõnekümne eurone juhtmevaba muusikasüsteem. Aga teda võib ka täitsa meediaserverina kasutada sealt, kui keegi tahab filme midagi vaadata. Et hästi mitmekülgne asi, praktiliselt kõike saab sellega teha. Ma kirjutan alla, nuputamist on, et päris mitte tehnoloogia inimesele ju seda ei annaks. Ma ise suutsin veel leida midagi nüüd täiesti teisest ooperist, aga ma arvan, et väga paljudel inimestel ei ole sellist asja nagu elektrooniline lihatermomeeter. Ja saab ka alates umbes 10 eurost, aga seal paremad on 30 ja näiteks Weberi tuntud grillide tootja, neil on 70-80 eurot. Aga mõte on selles, et kui teete praadi, põhimõtteliselt kogu liha küpsetamine käib ju sisetemperatuuri järgi. Seal praktiliselt muud tarkust. No on, aga kõige tähtsam on see, et mis see sisetemperatuur on. Ja muidugi kui on see ära kuivanud jõulupraad juba laual, siis on hilja see kuidagi, kui see pakist välja tuleb, aga saab järgmisega teha. Et erakordselt lihtne, odav, vajalik asi, mis minu meelest võiks küll igas köögis olla olemas. Ja läheb elektroonika alla. Tõsi, ja ütleme, ühe asja, mida sina ju leidsid tegelikult, aga ma ka kirjutan alla, mille saab alla 100 euro eest kätte, on siis väike nutikõlar. Et ja ma paneks ka võib-olla Bluetooth kõlarid siia, et see hinna vahemik on hästi lai, eks ole, mõnekümnest kuni sadade ja tegelikult 1000 eurodeni. Aga kas on nutikõlar või Bluetooth kõlar, mingi selline asi, jah? Et nutikõlari, see Google Home on võib-olla see, mis on, ütleme, Eestis kõige mugavam, kuigi Amazoni... Mul on Amazoni oma ja üldiselt ka lapsed õppisid ära, et nad saavad küsida, et ta mängiks muusikat ja ta mängib. Aga need on Eesti veebipoodis ka müügil, mida nad siis vahendavad, et ametlikult neid ei müüda Eestis, ametlik maaletoojat või esindajat ei ole, aga neid müüakse ja tõesti, Google Home Mini on see kõige väiksem üldse. Aga see ei ole eriti hea, see on selline 40 eurot umbes, aga need tavaline Alexa ja tavaline Google Home on seal 100 ümber 100 ringis, ja need on oluliselt paremad juba. Et saab sinna muusikat mängida või küsida asju. Jah, ja nüüd mulle tundub, et meie see siia kiiresti, ja siis 100 juurde tegelikult mahub ka veel aktiivsusmonitor. Ehk mitte nutikell, kui nutikell siis näiteks Apple Watch, aga aktiivsusmonitor ehk mingi asi ümber randme, mis tüüpiliselt loeb siis sul samme, nad jälgivad ka und, et kui kvaliteetselt sa magasid, ja paljud neist jälgivad ka südamelööke, sõltub nüüd selle asja hinnast, et mis su pulss on ja eks selle asja vajalikkus on selline natuke kahtlane, aga ta on täpselt selline asi, kui ta sul on ja sul on harjumus teda ümber randme hoida, siis ta võib olla selline 20 grammine, suhteliselt odav ja midagi ta teeb, et sa saad ikkagi, võib-olla sul tekib harjumus vaadata, et kas ma täna kõndisin 3000 või 13 000 sammu näiteks ja äkki läheb elu vaikselt paremaks, et ta on selline märkamatu asi. Aga ma arvan, et siiski pigem kasulik. No üks asi, mille sa veel kirjutasid siia, mis on 20 eurot alati sellest lastele kelltelefonid. Need on muide, mina mitu aastat tagasi juba tellisin oma lastele kuskilt AliExpressist, aga nüüd need on Eestis ka igal pool müügis ja sellise mõnekümne, võib-olla 50 euroga saab ja väike lastele ülihead. Ümber randme, midagi nad eriti sellega teha ei saa, mänge seal sees ei ole, aega kulutada ei saa, aga sa saad ise oma äpist saad jälgida nende asukohta, sa saad neile helistada, nad saavad sulle helistada veel mingitele kontaktidele seal. Et teatud olukordades, teatud vanuses lastele, ma arvan, väga head asjad. Ja töötavad täitsa väga hästi, et ei ole mingit probleemi nendega. Mina siis soovitus küll Eestist osta, aga mul on enda suhtes alati skepsis, et kui ikka tellida kuskilt piiri tagant ja kunagi ei tea, kes need tootnud on, siis on seal... No AliExpressis oli ma nüüd ei ole vaadanud, sest mul ei ole vaja olnud, aga kuskil aasta-paar tagasi, kui mina neid tellisin, oli 2-3 erinevat mudelit, aga ma ei tea, 100 erinevalt tootjalt. Nägid kõik täpselt samasugused välja, aga brändid olid erinevad. Ja siis ta tuli kuskil alla 20 euro oli koos saatekuluga, aga sealt muidugi ka enam jõuluvana ei jõua neid tuua. Aga Eesti poodides saab ka ja nüüd on neid igasuguseid. Nii et ja võib ka mobiilioperaatorite juurest osta ja nad teevad oma tööd tegelikult väga hästi. Et tavaline telefon, kui sa
väiksemale lapsele annad, tõenäoliselt läheb katki, kaob ära, ma ei tea, mis iganes. Et see on tihedalt ümber randme ja sellega sellist asja ei juhtu. No me saime üht-teist peenemat hingikotti, mida poetada. Teeme pausi ja siis vaatame, mida jämedamat sinna panna. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja nüüd siis vaatame, mida jõuluvana võiks tuua, kui ta jaksab. Nii rahalises kui füüsilises mõttes tassida. Ma ei tea, kuidas sul, Hans, mulle alati meeldivad suured kingipakid. Seal tundub palju sellist lubadust olevat sees, selline õhin on kohe lahti teha. Ja tõenäoliselt kõige suurem asi, mida me siia nimekirja panime, võib olla teler. Ja ma arvan, et see võib tulla isegi üllatusena paljude inimeste jaoks, aga telerid on väga odavad. See on suhteliselt, eks ole. Et arvestades, et sa ostad selle ikkagi aastateks, võib-olla 5-10 aastaks. Ta on suur, temast on iga päev mitu tundi tõenäoliselt keskmisel Eesti perel kasu. Siis täna 55-tollise telerina ma vaatasin näiteks kiiresti enne saadet Euronixi poodi, et seal alates 350 eurost saab tegelikult juba 55-tollise teleri. Jah, see on see hiinlaste Hisense. Okay. Jah, see ei ole maailma parim teler, aga 4K ikka on? Vist isegi on, jah, ma arvan küll. Kui ma ikka ostan selle Xbox One X-i selle, siis sinna panna Hisense'i külge ja ma nüüd, sa tabasid mind ootamatult, aga ma arvan, et tänapäeval on küll kõik telerid juba 4K-d. Ma isegi ei tulnud selle peale, et kahelda selles, et kas see on 4K, aga ta näitab pilti, ta teeb häält, kõik saab tehtud. Ja kui sellest 350-st minna veel üles pooles, kuskil 500-600-ga saab juba seal Sonysid, Philipseid, Samsungeid ja muidugi saab ka kallimaks minna, aga näiteks ka OLEDid olid seal pealt natukene pealt 1000. Ja OLED teleri pildi kvaliteet võrreldes LCD-ga ikkagi, rääkigu Samsung mis tahes. see on ikkagi täiesti teine maailm ja see on väga hea. Nii et saab suure asja, millest kogu perel on rõõmu, mida sa iga päev kasutad ja mis on sulle pikkadeks aastateks ja see ei maksa tervet varandust, vaid alates mõnesajast eurost kuni siis edasi. Suhteliselt soodne isegi, jah. Jah. Mis sa vastu pakud? Mis ma vastu pakun, las ma kohe mõtlen. Okei, kui sina ütlesid kõige suurem asja ära, ma ütlen siis kõige kallima, mis meil siin nimekirjast pandud on. Siis on nagu loogiline. Et minnes nüüd selle tuules, et Eesti üks viimase aja, kui mitte üldse kõige edukam populaarsem arvutimäng Disco Elysium sai siin kõvasti auhindu nädalavahetusel, siis tuleks äkki jõuldel mõte, et kus seda mängida ja ostaks selleks arvuti. Et ma lihtsalt huvi pärast vaatasin, või ma nüüd ütlen, et see on ideaalne kink, aga võib-olla on ka, et selleks täiesti okei arvuti selle 3D mängu mängimiseks on siis selline, mille saab Eesti poest kätte, ilma et ise peaks midagi ehitama või tegema 1100 euroga, mis on siis üks tavaline selline Intel i7, 8 GB mälu ja GeForce 1060 on peal. Ei ole miski väga tipp, aga ei ole üsna siuke keskmine, aga see on selle mängu jaoks, ütleme siis mitte miinimum, vaid soovituslik. Aga muidugi see on selline mäng, mida lapsed ei mängi. Ei, see ei ole lastele. Ei, see on... Ja mitte, et ta kuidagi oleks keelatud, aga see on raamat. Mis on arvuti mängu kujul ja seal on palju lugemist ja see on inglise keeles ja need teemad on ikkagi tõsised, aga selle teleka külge saate siis ühendada näiteks selle mängu arvuti. Monitori selle sinu hinna sees muidugi ei ole, ei, monitor on veel vähemalt paarsada üks hea monitori. Ei, su telekas on selleks. Okei, kui sa tahad selle elutuppa panna, jah. Olgu. Mina muidugi alati pooldan ka seda, et neid arvuteid ise ehitada. Väga lõbus tegemine ja ei ole üldse keeruline. Vaatad YouTube'ist paar videot ära ja küll sa valmis saad selle. Kui me mängudest räägime, siis alati on hea mõtte mängukonsool. Kui te oma perekonnas enne kokku lepite, et mis päeval mitu tundi, kuidas see süsteem seal olema hakkab, et keegi seal lõpuks 24/7 ei istuks, aga Nintendo Switchi saab kuskil 350-ga, mis on minu alates nii-öelda kogu perekonsoolidest täna parim valik. Kui on väiksemaid lapsi, et seal on sellist traditsioonilises mõttes tapmist ja tagaajamist väga veriseid mänge on ka, aga Nintendo enda frantsiisid on olnud juba 80-ndatest saadik hästi sellised perekesksed. Et Mariod ja kõik need muud asjad, mis seal on, kas või see sama Zelda. Et Nintendo enda mängud on väga giftid ja kui ma peaks valima nendest kolmest, siis mina valiks Switchi, aga ka seal Xbox ja PlayStationi hinnad on praktiliselt samas suurusjärgus.
ja Switch'ist on olemas veel ju Switch Lite, mis on siis, mis teleri külge ei käi, et on ainult kaasas kantav, see on 250 €. No aga see Lite, selles mõttes, see tavaline Switch on parem ikkagi, siis saad nagu võtta ju kohe 2 pulti ja kaasas kanda ja kohe ka mängida teleri küljes siis, et väike Nintendo Mario Kardi võidusõit teha. Ja kes, kui ma mängudega nüüd vist lõpetan, siis on olemas virtuaalreaalsuse komplekt Oculus Quest umbes 600 €, täitsa Tallinnas juba saab poest ka. Ja see on selline asi, mis võib jääda seisma. Nagu ma tean, et on juhtunud paljudel inimestel, et kihvt on, aga tema kasutamine nõuab ikkagi eraldi sellist, sul peab olema mingi vaba pind, mõned ruutmeetrid vaba pinda, kus mis sa esimesena ütleksid, mida sellega teha, mis mäng või mida teha? Seal on terve ports mänge, aga on tähesõdade mäng ja Angry Birdsi saab isegi mängida, kõndida ümber selle laua ja igasugused sellised kihvte asju, aga seal on üks kuulus tantsumäng mõõkadega. Jah, seda ma isegi olen kuulnud, sa pead siis ja, et seal on igasugused mäng, et ta on selline huvitav asi, aga võib-olla mõnele no kes on tehnika mõttes konservatiiv, siis see telefon on ju selline, kahjuks ei üllata, aga kinda peale minek. Ja telefone on, see hinnaklass ja valik on nüüd täiesti seinast seina. Et kindlasti on ka inimesi, kes soovivad need kõige kallimad telefone kinkida üksteisele või iseendale või lähedastele jõudeks, väga okei. Aga saab ka mõistliku hinnaga telefone ja igast sordist. Et kui vaadata iPhone'i peale, siis sa valisid välja seda iPhone 8 500 €. Ma arvan, et see on uus iPhone 8. Et ta ei ole veel näotuvastusega iPhone, mis on X, vaid see sõrmejäljega. Viimane sõrmejäljega. Aga ilmselt ikkagi väga võimekas. Väga võimekas kasutatav telefon täna umbes 500 €. Nagu see altpoolt tulema hakata, siis kuskil 100 ja peale odavad Xiaomi'd kõlbavad üldjuhul suhteliselt hästi kasutada. Ja sealt natukene kallimas hinnaklassis siis Samsungi A50, A70 väga sellised proovitud ja testitud head keskklassi ja odavama klassi telefonid. Ja seal 500 juures veel siis, ütleme natuke üle või seal ringis on siis tegelikult OnePlus, mis on ka ikkagi väga võimas. Ja või siis sama Samsungi S10 ja S10e, mille fänn mina hetkel olen, et võib ka täitsa soovitada. Aga telefoni ostmine on täpselt see, mis kellelegi meeldib, aga neid on igas hinnaklassis. Ja kui sul on juba iPhone, Hans, siis ikkagi mina ennustan, et jõuluvana peab tassima Eestis laiali suurema koguse AirPodsi kõrvaklappe. Ja mina soovitan AirPods Pro kosta. On kallim. Sest see 280, on kallim küll, aga selles mõttes, et parem mitte osta üldse seda 150 või 180 € tavalist ja siis öelda jõuluvanale, et kui juba raha kulutada, siis see suurema, sest see on rohkem kui 2 korda parem. On küll, ma olen põhimõtteliselt nõus. Ja meil siin paar saadet tagasi oli juttu suurtest müra eemaldusega kõrvaklappidest. Ka täpselt selline asi, mida ma arvan paljud inimesed tahaksid endale, aga võib-olla enda käsi ei tõuse ostma, et kui kellegi eelarvesse mahub sellised umbes 300 €, siis suured need Sonyd, suured Bosed, väga head. Ja selleks soovitame kuulata meie siis saadet, kus me väga erinevad skaala rääkisime läbi. Sina oled pannud siia Ants kirja drooni, see droon läheb minu selle Oculusega umbes samasse kanti, et võib juhtuda, et sa hakkad seda väga suuresti fännama ja kogu aeg kasutad, aga võib ka juhtuda, et see seisab sul riiulis ja aasta aja pärast vaatad, et mis siin on. See on nüüd see, kus ma ütlen, et käige minu sõnade, mitte tegude järgi, ma ise ei lennuta drooni. Küll aga ma tean väga paljud inimesi, kes ikkagi väga palju saavad rõõmu sellest ja värskes õhus liikumisest, et sa käid ja teed ilusaid maastikke nii Eestis kui reisil. Ja see Mavic Mini on siis DJI üks väiksem ja võimekam, et hinnakvaliteedi suhe on läinud kõige paremasse paika, et need väiksed on tegelikult veel, DJI Spark näiteks ja nii edasi. Mavic Minil on väga parem see aku ja sensor ja üldse riistvara, ehk siis see Mavic Mini maksab umbes 400 €, et võiks selliseks hobilennutuseks päris hästi sobida. Mul tuli meelde, et huvitav asi, mida kui me veel aegade digi vanasti tegime, siis alati oli, üks soovitus oli digikaamera. Ja praegu meil ei tulnud on ju isegi meelde enam. Foto, meil on midagi. Jah, mitte midagi. Et täitsa kadunud toode. Niimoodi see tehnoloogia areng läheb. Oli asi, igal ühel oli, kogu aeg osteti ja järsku ei ole vaja. Nii on, aga selline kingikott, kui te nüüd kõik sellest ära võtate, siis te saate ikka tohutu portsu veoautoga vaja majata tuua. Aga vast nii hulluks ei ole vaja minna, midagi leiab.
ja kui ka ei leia, siis tundke rõõmu sellest, mis olemas juba on, et ei pea tingimata ju ostma. Nii et meie saade on jõudnud sellega lõpu sirgele. Aitäh kuulamast, oleme tagasi eetris järgmisel nädalal samal ajal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.